Ei, sikkel selles mõttes ta ise ei püsi, et sa pead ikka teda kinni hoidma. Tere! Tere! Meie tulime täna sõitma, vaatama, kas on see ka midagi, mis võiks naisterahvastele sobida. Oled enne proovinud? Ei, mina ei ole. Te ei tea, millega te riskite? Ütleme nii, et hirm on juba nahas, jah. No ütleme, et tavaliselt näeb rohkem ju mehi selle lenksu taga. Kuidas see üldse osakaal selles töömaailmas ja üldse ka nagu spordi mõttes see meeste ja naiste osakaal on? 90-10, isegi mitte 80-20. See motoharrastus iseenesest tüdrukutele, naistele on see, et kes selle ära proovib, see saab tavaliselt selle nagu magneti külge uuesti, et tahab uuesti proovida, et see on sõltuvust tekitav. Aga kas naised ikkagi teevad selles valdkonnas karjääri? Jah, isegi sporti teevad ja sõidavad motokrossi, mis on kõige raskem ala selle mootorratta sõidu juures. No aga kuidas siis need esimesed katsetused ära teha, kui on see natuke teadmatus, hirm, kust saada seda toetust, juhendamist? Eestis on nüüd juba teist aastat on meil adventures.ee, neil on mootorrattad ja neil on fatbike'id, ehk et nad korraldavadki matku igasuguse tasemega, igasuguste puntidega, et kõige lihtsam on minna sinna, sealt see AB saada kõigepealt kätte. Neil on kõik ettevalmistatud rattad olemas, õpetaja väga hea, kes oskab nagu puust ette punaseks teha, hästi lihtsalt selgeks teha. Ja nagu ma näen, kui juba asjasse sisse minna ja tahtagi sellega tegeleda, siis väga korraliku varustuse saab teilt siit. Meil saab kõike. Meil saab kõike, mis selle harrastusega tegelemiseks vaja on. No aga lähme siis vaatame meile ka varustuse ja lähme proovime siis sõita sellega. Vabalt. Ja see siis on nagu starting from, ehk et siit hakkab pihta kõik, on 125-ne, 4-taktine, see on siis A1 lubadega, et kui esimesed load teed, siis selle rattaga pead 2 aastat sõitma, et läheb edasi siis nagu 390-ne, 790-ne naked bike, 890 ja siis jälle tuleb 1290, siis on nagu kõige on 1290. Et see on nagu nii võimas, et ütleme tavaautol, normaalsel autol on vähem hobujõude kui sellel. Et selle selga meil ei lähe. Proovi istuda võib, jah, aga sõitma me sellega täna ei lähe. Kristjan, ma leidsin sulle ka rattaga. See tundub tõesti turvaline. Siin on... See nüüd ongi tegelikult lastele esimesed, kes hakkavad sõitma, et see nüüd 4-aastane saab sellega sõitma uus elektrikas. Kas siin muidu ma võiks ka sõita põlved lihtsalt nõual või? Põhimõtteliselt küll ja täna ma annangi elektrikat, aga annan suurt elektrikat sõita, et sellega on nagu kõige lihtsam alustada. Okay. No aga lähme paneme riided selga ja lähme proovime sõita siis. See on nüüd see Xenia Fokini lause, et võta paljaks. Big problems. Ühesõnaga, elektrimotikas esipidur on parema käe all, tagapidur on vasaku käe all. Käike ei pea vahetama. Ma panen algatuseks, nagu selle esimese programmi peale, ehk ta niisugune leebe, hästi rahulik. Sõidate ümber maja ja tuleb meeles pidada seda, et mida rohkem keerad, seda kiiremini läheb, eks just. See on täpselt mulle. Nii, tule. Esimene, tule siia. Siit on hea. Oh jumal küll. Nii, lase lahti käes. Tunned, eks ju, tunned, et kui lased lahti, siis ta jääb seisma. Ma ei julge nüüd äkki sõidan otsa veel teile. Nüüd ta püsib ise, jah? Nüüd ta püsib ise.
ei, sikkel selles mõttes ta ise ei püsi, et sa pead ikka teda kinni hoidma. Jah. See on ikka päris raske, kui peaks sellega ümber käima. Jah. No näita, kuidas sa alla tuled, kas sa hakkab kukkuma või? See paindub paremini lihtsalt. Toome lärmi tegeva ka nüüd või? Hakkad rahulikult, lased rahulikult seda sidurit lahti. Nagu samal ajal pead seda keerama kaasa. Hästi vähekene, hästi vähe. Ja seda tõesti Edu! hästi vähe. Okei, see ikka keerab. Sa jõudsid ka lõpuks. Ma tasa ja targu ikka. Aga no väga äge asi, mida tullagi tegema, kas sõpradega või kolleegidega ja nagu näha, siis igaüks leiab endale sobiva masinaga. Ja näiteks elektrile naistele väga-väga hästi. Nii et kõik sõitma ja just. Naised crossile. Ja kes siis tahab täpsemalt infot saada, siis KTM ja Adventures. Nendelt kodulehtedelt kindlasti saate vastava info, kontakti, kellega ühendust võtta, kui huvi on. No nii, sõidetud, kuidas oli? Oli siis nii hirmus? Ei, väga äge oli. Nagu hästi lahe on see, et igaüks leiabki endale just sobiva masina. Et on võimsamaid, vähem võimsamaid, elektrilisi mootoriga, raskemaid, keerulisemaid, et igal ühel oma, täpselt vastavalt tasemele. Nii et kindlasti väga äge koht, kuhu oma kolleegiga tulla. Ja kui te tahate veel meie tegemiste silma peal hoida, siis ärge unustage subscribe ida. Kohtumiseni!